paksuse mõõtmiseks kõigepealt lükkame lume ära jää pealt ja proovime, kas jää on õhukene. Ja proovime seda katki toksida. Ei lähe. Siis teeme jää sisse augu. Selleks võtame oma seljakotist jääaugu tegemise vahendid. Kalamäe puuri ja puurvarda. Nii. Nüüd on väga tähtis, et puur kuidagi kinnitada, et kui auk on jääs, et see puur sinna vee sisse ei kuku. Proovime selle siia kinnitada kuidagi. Võtame tollipulgaga jää sügavus ära. Aga palju on? Ei tea. Peame mõõtma kuidagi teistmoodi. Tavaline pulk, mida saab keskelt kinni siduda. Meil on siin näiteks pisikesed kruvikeerajad. Siin keskel on auk ja siit paneme läbi nööri. Ja nüüd teise nööri paneme siia otsa, et me saaks selle pulga pärast välja tirida. Ja selleks, et see ilusti välja tuleks, paneme siia teibi ümber. No nii, proovime selle auku lasta. Hea oleks muidugi, kui nööri otsas oleks midagi, mis ei laseks sellel läbi jää kukkuda. Laseme nüüd pulga august läbi. Ja nüüd meil on teada, kui pikk nöör siin on, aga me ei saa teada, kui pikk see nöör on. Nüüd meil oleks vaja mingit. Proovime siis niimoodi, et teeme nüüd seda puust ja punaseks. Kui me tõmbame keskmisest nöörist, siis jääb pulk all risti. Laseme keskmise nööri lahti ja siis tõmbame otsmisest nöörist pulga välja. Ja teeme nüüd seda jääaugus. Oleks hea, kui pulk oleks raske, see on natukene liiga kerge. Paneme niimoodi. Nii. Ja nüüd on pingul. Hoiame toru all ja nööri üleval. Ja nüüd meil on, nüüd saame pulga pikkuse kätte. Nii. Ja saame teada 21 sentimeetrit. Nii lihtne see oligi. Mõnikord võib mõõta paksust ka august, mis on juba olemas. Näiteks otsime, kas kalamehed on mõne augu teinud. See auk on näiteks kinni külmunud. Siit ei saa mõõta. Võib-olla siin. See on ka kinni külmunud. Väga hea jääpaksuse mõõtmise meetod on see, et leiad kellegi kalamehe tehtud augu ja siis võtad oma rõngaga suusakepi ja paned siia auku ja tõmbad ülesse. Ja nüüd vaatad, kui palju, mis osa jäi vee peale. Näete, selline ongi jääpaksus ja nüüd tuleb see osa ära mõõta. 29 sentimeetrit. Päris paks. Väga paks jää. Palju on? 30.